Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Tervitused kõikidele kuulajatele, käes on esmaspäev, mis tähendab, et on aeg alustada saatega Eesti Kroon, saade rahast, pangandust, investeerimist ja majandust ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios nagu ikka Andro Roos ja Maksim Romanovitš. Tervist, Andro! Tere! Nii, ütleme, et selline turbulentne nädal on järjekordselt toimunud majanduses, kui sellised võib öelda. Et alustaks sellest, et kas sinu jaoks kui ka kinnisvaraarenduse inimese jaoks on see, et Euribor langeb, et kuidagi mõjub positiivselt, et hommikuti teed lehe lahti, vaatad, et Euribor langes veel, et hõõrud käed kokku, et see tähendab seda, et korterid lähevad paremini müüki või kuidas see? No eks selle mõju on nagu pikaajaline, et eks üldse peab vaatama, et kuidas see langus on, et ühelt poolt nagu võib Euribor langeda, teiselt poolt võib-olla hinnad hakkavad kasvama hoopis. Mis tingib nagu selle, et Euribor mingi hetk jälle tõuseb ja nii edasi. Nii et ma ütlen, et teatud viitajaga kindlasti need asjad toimivad, et praegu ei ole küll nüüd ütleme sihukest säravat hüpet ülespoole toimunud. Et midagi halvasti nagu ei ole, et kinnisvara ostetakse Tartu Hoiu-laenuühistu tütarettevõtete käest ka, aga niimoodi, et tormi oleks joostud selle peale, et nüüd Euribor langes, seda ei ole. Sest pealegi vaata, asi on ju selles, et kui sa oled laenu võtnud Euriboriga, ütleme juba olemasolevatest laenuvõtjatest ma räägin, siis ega neid korrigeeritakse ka tavaliselt ju kord poole aasta jooksul, kord 6 kuu jooksul, mis tähendab seda, et see reaalsesse majandusse see mõju ikkagi jõuab korraliku viitajaga. Korraliku viitajaga, aga korraliku viitajaga vist ei ole sulle antud kinnisvaraarenduste puhul, et mis seisus on, et me siin üleeelmine saade puudutasime, et siin vahepeal toodi välja, et üks arendus nagu venib natuke see võitu, et Nirgi teel, kui ma ei eksi, oli. Ei olnud, eksid. Jah. Artikkel oli Nirgi teel me pole alustanudki. Nirgi teel on meil ehitusluba selle lauhoonete jaoks. See on nüüd poetasin inimestele natuke, ütlesin ette ära, reetsin ära. Ega keegi ei saa sundida ju arendama nagu selles mõttes, seal ostjad ei ole ja niimoodi, aga kirjutati, mul läheb see vald alati meelest ära, aga tänava nimi on igal juhul Käänu tee 26, kus töö käib ja niimoodi ja eks kirjutati ikka poliitiliselt motiveerituna ju seda juttu, et jällegi, et ega see, et kui me krundi olime ostnud, ma ei mäletagi millal, 2021 või 2022, ega see ei tähenda, et kohe ehitama peab hakkama ja suure hurraaga, et kui ostjaid ei ole, nagu vahepeal oli ostjaid ei olnud, siis loomulikult me ei pannud sinna raha sisse, et kui ostjaid tekkisid, hakkasime raha ka sisse panema. No aga kuidas siis hetkel, see on nüüd see, millest kuidas ütleme, et see on nüüd see skandaalne arendus, kui võib niimoodi öelda, et seda on ajalehes kajastatud ja öeldud, et Andro Roos, et küll seal venitab ja nii edasi. Aga kuidas see teiste arendustega lood on? Teiste arendustega? Lehe 25 on niimoodi, et ootab ostjaid. Et saab veel sisekujunduses kaasa rääkida, et muidu teeme sisekujunduse valmis paari kuuga nagu ja siseviimistluse. Nii ta on, tervishoiu. See ongi ju siin märk nendele, kes ootas seda Euribori langust. See on Euribori languse ootajatele, jah, täpselt niimoodi. Ja tervishoiu 17, et seal on ikkagi, jaanipäevaks tahaks valmis saada. Ja seal midagi saada ei ole? Seal midagi müüa ei ole, jah. Jah, et see on kõrge Euriboriga ära läinud. Jah, et seal jääb oodata ainult seda, et äkki mõni tühistab ära ostulepingu nagu, et siis saab, aga siis me paneme kalli hinnaga müüki. Et vahepeal on, paraku niimoodi on, vahepeal on kinnisvara hinnad kallimaks läinud. Ja ma vaatan, et siin on ikka pankuri näpud jäävad ikka rasvaseks. Ei, mis pankuri näpud, vaata, mina ei poolda nagu seda asja isiklikult, aga kuna ma neid asju arendan, siis ega minule kehtivad kulud ju teist poolt, et ega inimesed ka näevad ju seda, et mis toimub, et hinnad tõusevad asjad, ega töölised tulevad ka ütlema, kui on palgatõusu vaja ja materjali tarnija paneb hinnale otsa ja alltöövõtjad panevad hinnale otsa ja eks ta niimoodi nagu läheb, et ega ta kahjuks ei ole ühesuunaline protsess tegelikult loomulikult.
nii oleks kõige õigem, et oleks stabiilsed hinnad, et midagi ei muutugi. Keegi ei taha palka juurde, keegi ei taha, poodnik ei taha hinda juurde panna, pankur ei taha intressi juurde. Nii ta peaks olema. No siis oleks ju väga kerge ju neid Exceli tabeleid ka täita ja prognoose teha. No niimoodi ta on. Ja ega, ma ei hakka libedale jääle minema, tahtsin öelda, et nõukogude ajal niimoodi oli, oligi tegelikult ja inimesed osad kiruvad nagu nõukogude aega, just nimelt seda plaanimajanduse osa, aga plaan on minu arust väga tähtis asi nagu elus, et inimene ise teeb plaani, näiteks kui sa tahad kaalust alla võtta, teed plaani või kui sul on perekonnas, ütleme... Ma garanteerin sulle, see on see üks plaan, mis mitte kunagi ei täitu. Mis täitub väga raskelt, kui üldse täitub. Aga ei täituda üldse, kui sa üldse plaani ei tee. Või kas või on plaan see, et kuidas sa pere eelarvet planeerid või kuidas lapsi koolist ära tuuakse ja kuidas üldse perekonna logistika on ja see on kõik plaan kuni ettevõtluseni välja, et alati, kui lähed panka laenu küsima või EAS-i või kuhu iganes küsitakse, et kus su äriplaan on, et esita meile oma äriplaan, et alati kõik algab tegelikult plaanist. Ainukene, kellel plaani ei ole täna, tundub. Võib-olla mingisugune tagatoa plaan on tagumikku keerata asjad, sest tundub, et nagu tagumiku kursil on, et need majanduse asjad siin riigis ja Euroopa Liidus nagu tervikuna, kui sa seda rahvusvahelist olukorda ja kõike vaatad. Aga niisugust avalikku üles ehitavat positiivset plaani Eesti riigil ju ei ole peale selle, et anna raha juurde. Et tõstame maks, anna raha juurde, kirjutame bürokraatiat veel juurde sulle seadustesse. Ja, üks plaan, mis on kindel, on plaan B kohvik. Et selle osas sul vist nagu eksimusi ei ole. Ma mõtlen, et elu kihab seal. Ikka plaan B on jah, et näed, linnavalitsus asus ka poliitiliselt represseerima, asus tänavat remontima kuni valimisteni. Aga hea on muidugi see, et tagatakse ligipääs, ma ütlen kõikidel, tagatakse ligipääs ikkagi korterite, see tähendab ka siis plaan B ukseni. Ja uks on alati lahti ja tulevad soojad ilmad, ma ütlen seda, et me teeme ka seal on koridor on kasutamata ees, teeme lahti, et siis teeme ka sellise väikse väliterassi sinna suviseks ajaks. Nii laia ploaga kohe. Okay. Jah, aga täpselt nagu sa ütlesid, et ega mul on vist mingi 3 kontrolli käinud seal juba. Et ootaks kliente, aga tulevad hoopis kontrollid. Ja ma olen teinud asjatuid kulusid näiteks, vaata näiteks niimoodi. Algul oli küsimus nagu, et kas alkoholiga müüakse. Ma ütlesin, et hea küll, et mõni tahab veini võtta või õlut, et hea küll, et müüme nagu, eks ole. Ja on ka, et kuigi muidugi sellele väga palju panustatud ei ole seal. Ja tuligi kontrollitädi ja muidugi tõi välja, et alkoholi müügiluba ei olnud registreeritud, selle tegi ära, see ei olnud väga suur probleem. Aga siis tuli välja, ma tõesti ei olnud need seadusi uurinud ja ma usun, et kindlasti on nagu veel seadusi, mida käiakse kontrollimas ja öeldakse, et on vaja. Et alkoholi ei või müüa, kui sul kassaaparaati ei ole. Pidin kassaaparaadi ostma sinna. Üle 200 euro või oli 300 eurot, midagi taolist koos käibemaksuga. Nii et seda annab ikka tagasi tehnida, seda 300 eurost investeeringut eriti alguses. Et ma ütlen, see on täiesti mõttetu kõik, nagu mis need bürokraatlikud nõuded on. Mis seal vahet on? Ma olen alkoholi sisse ostnud, ma olen selle ära maksnud, see, kellele ma olen seda maksnud, see on käibemaksu saanud, selle riigile edastanud, aktsiisi saanud, selle riigile edastanud, mida veel nagu? Ja mis vahet seal on, kas sa maksad läbi selle, seisab see kassaaparaat või sa teed selle viipemaksega nagu kaardiga maksega või siis ulatad sularahas, et ta peab sellest kastikesest kindlasti läbi käima siis see raha või just ainult alkoholi puhul? Näed, peab läbi käima jah, ei peab olema tšekk nagu välja antud. Kuigi täna hommikul ma kuulsin näiteks siukest informatsiooni, et tublid ametniku inimesed töötavad välja uut reeglistikku, et müügikoha ettevõtja või äripidaja ei peagi andma sulle tšekki, vaid peab andma selle ainult sulle siis, kui sa küsid seda. Aastakümneid on ikka Eestis niimoodi olnud, et üldiselt kui sa ostad midagi, et sulle antakse tšekk ka vastu ilma küsimata. Ainult Rimi poes on nagu see, mis mind hästi vihastab, eriti kui ma nagu söögikohale ostan tšekki, tahaks ikka tšekki kuludesse panna füüsiliselt, eks ole, et kui ma unustan nagu panna enne ostu lõpetamist nagu linnukese sinna, et soovin paber tšekki, siis ma seda tšekki ei saagi ja siis ma olen pärast enda peale vihane ja Rimi peale vihane ja sellepärast ma seal Rimis väga palju ei käigi, sellepärast, et seal kunagi tšekki ei saa. Aga see selleks, eks ole. Aga nüüd nad teevad seadusandlikult nagu siis tahavad muudatust teha, et kui sa ei küsi, siis sulle ei peagi tšekki andma.
aga vaata nii või naapidi probleem minu arvates on nagu selles, et kui meil 33 aastat või isegi võib-olla nõukogude ajast edasi kauem on olnud siin see süsteem, et kui sa poodi või kuhugi lähed, et sulle ikka tšekk antakse kaubaga kaasa, et siis milleks seda muutma hakata nagu, et see on nagu, kas see ei ole nagu kaupmehe ja kliendi vaheline asi, et üldprintsiip võiks olla, et peab tšekki andma, inimene ütleb, ma ei taha tšekki, ei taha nagu, eks ole, aga miks peaks muutma nagu aastakümned kehtivad korda nagu pea peale, et keegi saab palka selle eest, et seda süsteemi nagu lihtsalt 180 kraadi muuta, teeb seadus väljatöötamiskavatsuse, seaduseelnõud, asjad, eks ole. Aga kas meil on vaja nagu siuksed muudatusi, et midagi muud teha pole, see meenutab nagu seda, et vaata Trump teeb siin ütleme suuri tollitariife asju, paneb börse liikuma siia sinna, me võime kritiseerida, öelda, et see on jama, võib-olla mõned asjad ongi jamad, mitte võib-olla, mõned asjad kindlasti ongi jamad. Tehakse suuri otsuseid, Venemaa teeb selle otsuseid. Osas selle Trumpi ja see on meie teise segmendi jutt, kui okay. Hiina teeb otsuseid, isegi Euroopa Liit teeb otsuseid, õigeid valesid. See on hinnangu küsimus ja seda näitab aeg, aga vähemalt tehakse mingeid suuri otsuseid. Eesti ainukene suur otsus oli siis rahanduspoliitiliselt see, et kaotati 1 ja 2 sendised ära. Et ühesõnaga, ja mingisugused ametnikud saavad selle eest nagu palka ja seda presenteeritakse kui mingit suurt asja ja siis tehakse õppematerjale, kuidas ümardada tuleb ja asju. Et minu arust on see täiesti jabur, et tegelikult kui Trump kaotas ära haridusministeeriumi föderaaltasandil, siis minu arust Eestis võiks küll rahandusministeeriumi ära kaotada. Päris ausalt nagu, mida nad teevad seal? Eelarvet ei suuda korda teha, alati on puudu raha, treivad mingisugused bürokraatia reegleid, tegelikult olgem ausad, et võib-olla ministri ego upitamiseks on vaja seda rahandusministeeriumi, aga tegelikult ju seda sisulist kasu mina nagu täna küll ei näe. Sellise avaldusega lähme aga kiirele pausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ja stuudios Andro Roos ja Maksim Romanovitš. Ja et nagu enne pausi korra jõudsime puudutada seda kurikuulsat juba siis ütleme Donald Trumpi, et ütleme niimoodi, et sinu mätta otsast vaadatuna, et mis toimub, et ma tean, mis minu teooria on, et selle ma pakun natuke hiljem välja, aga kuidas sina seda näed, et seda tollitariifid küll tulevad ja siis ei tule, et on ütleme täpselt meie saate salvestuse ajaks tuli uudis, et nüüd oodatakse 90 päeva nende kehtestamisega, mille tõttu siis nüüd börsiaktsiad tõmbasid lakke ilusasti jälle, et on nähakse sellised ütleme tõuse, mida pole varem nähtud, et ennem olid langused, mida pole varem nähtud, et mis maailmas toimub? Aga siin sa seda ilusti ütlesidki minu arust, et lükati edasi tollitariifide kehtestamist 90 päeva ja aktsiaturud lendasid nagu lakke. Et eks mulle järjest enam tundub, et eks see ongi see eesmärk, et mõjutada nagu mingisuguseid teisi protsesse, kas või börse, mõjutada, kasutada seda ka ütleme läbirääkimisvahendina teiste riikidega, et kord kehtestad, see on nagu see veneaegne anekdoot oli ja veneaegne praktika ka, et korterite suurus oli ju nagu piiratud, eks ole, et võeti ära sul niimoodi, et suruti sind oma lastega ja naisega ja ämmaga ja oma vanematega ühte väikses korterisse elama. Ja siis anti natukene leevendust, et öeldi, et näed, et ämma pere saab ise korteri nagu, et kolisid välja. Kaheke siis vastasid, kui hea nagu, eks ole, et nüüd on nii palju ruumi, aga tegelikult kitsaks jäi nagu ikka korter väikseks korteriks. Samamoodi on nende Trumpi tollitariifidega, et kord kehtestab, aga siis on ju väga hea, kui ära võetakse. Või nagu meilgi, vaata selle, mis ta oli, ettevõtete tulumaksuga, et kehtestati, vingamist oli palju, õigustatult ka, võeti ära, nüüd on suured kangelased. Väga paljud kindlasti ikkagi vaatavad, et Reformierakond tubli ikka seisab ettevõtjate eest. Ja see on selline, et alguses nagu võtan ütleme niimoodi kommigi sul käest ära on ju, ja siis annan sulle tagasi ja siis vaadatakse, et ikka hea onu on. Ikka hea onu on ja andis tagasi. See on sellised, kuidas mina näen, et ka täpselt, et
minu peas toimuski seda infot vastu võttes, et no tegelikult toimub ikkagi börsi ja aktsiatega nagu tõeline manipuleerimine, ilmselt on nagunii mingisugused siseringi inimesed teadsid seda, et see on tulemas ja nii edasi ja vist võib öelda, et mingil määral kindlasti inimesed, kes olid juba rikkad, rikastusid veel rohkem ja vaesed jäid veel vaesemaks. Nojah, sellepärast, et eks Donald Trump ja tema valitsuse siseringi inimesed ju teavad nagu, et milliseid samme on plaanis nagu astuda, et mõned on nagu pettemanöövrid ja tehaksegi. Ega palju öeldakse Trumpi kohta seda, et tema välispoliitilised sammud tegelikult ei ole mitte niivõrd välispoliitilised, vaid on signaalid nagu siseriiki, Ameerika Ühendriikides endasse. Küll valijate mõjutamiseks ja küll Ameerika enda majanduse mõjutamiseks ühes või teises suunas ja see olukord ju seda tegelikult kinnitab. Ja tegelikult, aga jättes, et ta jättis ikkagi Hiinale 125% on nagu seda tollimaksu, et mis sa arvad, et mis toimuma maailmas saab olema, et ikkagi kaks suurjõudu omavahel nagu absoluutselt läbi ei saa, et kas siin lõhnab, ütleme siis kolmanda maailmasõja järel või on võib-olla tulemas järjekordne liit, et teadupärast ju kunagi tekkis Euroopa Liit ka sellisest kontekstist, et siin panid seljad kokku selle ka mingisugust, et ütleme, ta oli siis kivi ja söe kaevandamise ja Euroopa söe ja terase liit. Ja, et kuidagi sellest tingitud, et kas on oodata mingisugust nii-öelda uue liidu analoogi tekkimist, mis hakkab maailmas ka ütleme siis mõjutama? Selle 125% pärast ma nüüd arvan, et sõda ei tule, et jällegi, ma eelmine saade ma ka ütlesin, et Ameerika Ühendriikide elanike arv on kuskil 350 miljonit, aga maailmas on 7 miljardit vist inimest, et Ameerika Ühendriikide rahvaarv moodustab ju siis 5% nagu maailma rahvastikust. Tõsi, ta on, ütleme seal rikkamapoolne rahvastik, kes suudab osta ja eks Hiina kui suur tootja tahab ju müüa ikkagi jõukatele, aga ütleme, eks jõukad on ikka mujal ka ja ikka Aafrikas ja Indias, India muidugi tervikuna võib-olla selline vaene ühiskond, aga kuna seal rahvaarv on nii suur, siis on seal ikka jõukaid ka ja Euroopa Liit ise, nii et ütleme nii, et kui nüüd Ameerika Ühendriigid ja ma julgeksin öelda, et ikkagi lühiajaliselt ära kukub sealt tagant niimoodi ja ega need ei ole kõik sektorid, need on ikkagi mingisugused sektorid, millele tollitariifid kehtestatakse, siis sellest midagi hullu nagu ei juhtu, pealegi saab ju kõrvaliilida kõikidest nendest asjadest juriidiliste nüanssidega. Et küllap sellega ka nagu suures plaanis tegeletakse, nii et see on üks niisugune jõu näitamine ja ma arvan, et lühiajaliselt püüab üks ja teine osapool lihtsalt endale mingisugust muud diili nagu selle kaudu saada. Mina olen aru saanud, et varsti on oodata ohtu seda, et Hiina toodab ju nagu ikkagi meeletus koguses igasuguseid tooteid ja kaupa ja kui see nüüd USA turg on, ütleme siis sul rämedalt väheneb, et on oodata seda, et see Hiina kaup hakkab suurtes kogustes Euroopasse saabuma ja ütleme siis suht odava hinnaga, et mille tõttu siis arvatakse, et siin võib olla nagu Euroopale kasu sees, et on inimesed hakkavad seda tarbima, odavad tooteid ostma, raha pääseb kohe ringlusesse, et hakkab selline, ütleme, manjana periood tarbimise puum peale. Ma muidugi ütlen, et Euroopal ei ole kasu sees, sellepärast, et paned tähele, see tuleb ju Hiinast, järelikult raha läheb Euroopast välja, et ikkagi me jääme vaesemaks, kelle käest me laenu võtame nende samade, vähemal määral Hiina pankade käest, aga tegelikult Ameerika Ühendriikide pankade käest, nii et lõpuks on Ameerika Ühendriikidel ikkagi kasud sees nagu. Sellest ei saa üle ega ümber, et see rahaline keskus on see Ameerika Ühendriigid ja nii ta nagu on. Ja, teeme aga ühe kiire hingetõmbepausi ja siis oleme tagasi saatega Eesti Kroon. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon, saade rahast, panganduse investeerimisest ja majandusest ning nüüd võtame ette aga sellise huvitava teema, nagu seda on hoiused ja Tartu Hoiu-laenuühistu on ju ikkagi spetsialiseerinud hoiustele kui sellised ja kui me siin kerimegi aega natukene 2 saadet tagasi või 1 saade tagasi, siis oli juttu sellest, et meil on intress või siis inflatsioon 6%
ehk siis kui te hoiate kodus raha madratsi all, siis aasta pärast on selle väärtus või ostuvõimekus 6% väiksem, siis Tartu hoiulaenu ühistus on olemas selline asi nagu tähtajaline hoius, mis on kuni 7,5%, ehk siis see on nüüd see, mida siis soovitatakse, et kui sul ei ole mingit kohta, kuhu raha panna, mille tootlikkus ületaks 6%, siis larista seda, ostab mingit mõttetut kaupa ja nii edasi. Millega mina nõus ei ole. Jah, et muidu on nagu see raha kaotab väärtust, aga kui sa ikkagi oled seda sorti inimene, kellele meeldib ikkagi, et tagakuklas on alati teadmine, et su raha on kuskil hoiul ja sul on alati seda raha olemas, siis tähtajaline hoius võib-olla on see variant ja siin ongi, et tähtajalisest hoiusest rääkides Tartu hoiulaenu ühistu puhul ongi, et kui sa paned 9 aastaks, siis on tavaintress 5%. Boonusintress 5,5%, et mis see boonusintress tähendab? Boonus on nagu see, et me püüame nügida selle pakkumisega seda, et inimene, Tartu hoiulaenuühistu liige, mitte ainult ei pane hoiusele raha, vaid paneks ka osakapitali, Tartu hoiulaenuühistu osakapitali, sest lisaks sellele, et ta hoiustaja on, ta on ka Tartu hoiulaenuühistu liige ehk kaasomanik. Ja vaata, miks see osakapital meil oluline on, ühelt poolt on nagu see, et organisatsiooni kui terviku seisukohalt osakapitalis olev raha ise ei teeni intressi. Loomulikult see on nagu hea, et see aitab nagu seda üldist intressipotti alla tuua, et meil praegu on ikkagi Tartu hoiulaenuühistus niimoodi, et üle 10 miljoni on ju osakapitali kokku kogutud. See on siis sisuliselt intressivaba raha, mis aitab meil üldist, ütleme, sihukest intressiga kokku kogutud raha hinda laenajate jaoks alla viia, et see on üks asi, nagu see on asja võib-olla sisulisem pool, aga bürokraatlik juriidiline pool on nagu see, et erinevad normatiivid on seotud osakapitaliga, et kui meil osakapital oleks väike, näiteks Tartu hoiulaenuühistul, siis meie ei saaks anda suuri laene. Kui me suuri laene anda ei saaks, me peaksime tegema sihukest väikest pandimaja tüüpi laenamist, mis oleks rahvakeeles öeldes nagu SMS-laen ja seda nagu ei tahaks. Et see ei lähe nagu meie ühistu olemusega kokku. Ja vaata, seadus näeb ette ainult seda, et kuidas osakapital Tartu hoiulaenuühistul tõuseb ja üldse hoiulaenuühistutel on see, et inimene astub liikmeks, maksab eraisikuna 35 € osakapitali või äriühinguna 50 € ja kui ta hoiustab, siis tal rohkem kohustust maksta ei ole. Aga me oleme lihtsalt teinud nagu vaata sellise nügimismeetodi, et tahad natuke kõrgemat intressi saada, me nimetame seda boonusintressiks, et siis pead 5% panema oma hoiuse suurusest osakapitali. Võt niimoodi, sest laenajad maksavad küll laenusumma pealt 5%, aga see ongi nagu siuke suletud ring sellisel juhul, et hoiused võivad, ja meil ühel hetkel ju tekkiski, miks me selle korra nagu lõime sisse, et meil kuskil 2010. aasta paiku, seal 4-5 aastat asutamisest, tekkiski nagu suur hoiuste pealevool, aga me laenusid anda ei saanud põhimõtteliselt. Laenusid pidime ikka väikseid andma, sest osakapital oli väike. Ja siis tekkiski mõte, et seadus meid ei aita kuidagi, et ise lõime nagu sellise süsteemi, et siis hoiustajad ka läbi sihukese positiivse nügimise paigutaksid raha osakapitali ja siis ta hakkas kasvama ja nüüd see on aidanud ühistut suuremaks jälle omakorda. Ja ühistu osakapitali ning hoiuse summa on vähemalt 2000 € peaks olema, et siis saada seda boonusintressi. Aga kui päris selle peale ei taha välja minna, siis 3-aastase perioodi tähtajalise hoiuse tavaintress on 6% ja nagu sai mainitud, siis boonusintress on natukene suurem, on siis 6,5% aastas. Ja loomulikult siis, kui te tahate taga ajada seda kõige kõrgemat tähtajalist hoiust, mis on kuni 7,5%, siis tasuks siis raha panna hoiule 5 aastaks ja tavaintress on siis 7% ja boonusintress 7,5% aastas, ehk see on nüüd see, mis peaks olema just kõiki inimesi kõnetama, kuna nagu sai eelnevalt mainitud, et inflatsioon on 6%, see on 7,5%, ehk siis 1,5% saad nagu seal boonusintressis olla veel kasumis, et raha ei kaota sul nii-öelda väärtust, aga samas nagu ja ka natukene teenib peale ka. Nojah, kui sa seda asja nii võtad, aga nagu sa teistpidi võtad nii, et näiteks saad kord aastas intresse, siis ega see intress on sul ju lisa. Et see 6% inflatsiooni, see on nagu niisugune abstraktne asi, et et sa justkui kaotad, et kas siis kaubad, teenused tõusevad nagu selle aja jooksul, jah, et sul raha on kinni, kui sa kätte saad vähem nagu toimetada sellega.
aga teistpidi, kui sa saad ka intressi nagu selle aja jooksul, ise kui sa aastaks paned ja saad 5% sealt, siis ikkagi selle intressi näol ostad kas või uue muruniiduki või uue mingi muu asja, kui see raha sul niisama kuskil seisaks. Sest vaata alternatiiv oleks jah, et sa investeerid selle kuhugile, aga sageli need hoiuse summad ei ole ka nii suured, et sa saaksid investeerida seda siuksesse mõistlikusse kohta, mis sulle ka aasta pärast näiteks tagasi tooks oluliselt rohkem raha, et tegelikult hoius ongi siin nagu mõistlik alternatiiv. Kui sa nüüd natuke saaduse loori kergitad, et kui palju on siis selline keskmine hoius, millega nagu tullakse ütleme alustama, kui nimelt teeb alustus, sest et Tartu hoiulaenuühistu puhul on see suur pluss, et sa võid nagu hoiusele alati peale maksta ja see kõik ju ilusasti kajastub ka selles nii-öelda protsendis, ehk siis mida rohkem sa hoiustad, seda suuremaks see nii-öelda intressiga välja makstav summa on, et ja hoiuseid võid lisada kas või iga päev. Nojah, et erinevaid summasid tuuaks, ma ei ole seda keskmist nagu praegu vaadanud, aga ma arvan, et see keskmine jääb kuhugile või mediaan jääb kuhugile 10, 20 30 000 sinna kanti nagu. Aga tuuakse, tavalised summad on 2000, 5000, 10 000, 20 000, 30 000. Arvem on juba 50 000, 100 000. Niimoodi kuskil siukeste summadena see nagu tuleb. No nii, ja siis on loomulikult olemas ka veel teised hoiused, on olemas pensionihoius, mis on kuni 6%, mida avatakse minimaalselt 8 aastaks ja pensionihoiuse tavaintress hoiuperioodi 24 kuud on 5,5% aastas. Ja vähemalt 36-kuulise tähtaja puhul arvestatakse intressimäära 6% aastas. See on nüüd see, jällegi tuleme tagasi selle 6% juurde, ehk siis mida sa saad siis nii-öelda plussina ja hakkad siis nii-öelda, see on inimestele, kes mõtlevad ikka pikemalt, et kuidas ütleme, et kuidas sa hetkeseisuga, Andro, ennustad, et vaadates, kuidas meie majandusel ja praegu riigis läheb, et näed sa üldse pensionit või? Ei, ikka näen, aga inimene peab ise nagu tööd tegema selle jaoks, et ongi, et kogub raha ja teeb ise nagu mingisugust investeeringuid, et kas riigi käest tuleb, see on nagu teine küsimus, et riik pigem võtab, et ka riigi käest tulemas pikas plaanis midagi vast ei ole. Ja ma ka arvan, et miski mulle ütleb, et mina ilmselt töötan elu lõpuni, et käin tööl, et ilmselt et sellist, et viskan jalad seinale aega vist minu elus ei tulegi, et ei ole nii terav pliiats, ei ole suutnud enda elus teha kõik vajalikud sellised käigud ja korrektuurid, millega juba oleks tegelikult minu vanuses võiks ju mingisugune kindlustunne juba tekkida ja mingisugused, kuidas siis ütleme, likviidsed varad, mis tagaks muretu pensionipõlve tulevikus võiks nagu olla, aga paraku ei ole õieti elanud, et poleks pidanud suga saama kokku mõned kümneid aastaid tagasi, oleks võib-olla seis kõvasti parem olnud, et aga ei viimaste aastatega ma olen su kõrvalt ikka siin väga palju õppinud ja teadlikult nagu ka hakanud ikkagi liigutama ennast ja siis on maa- ja metsahoius, mis on kuni 5,5%, see on selline siis hoius, mille ma saan aru, millega siis Tartu hoiulaenuühistu tegeleb just selle nii-öelda metsanduse ja maavaldkonnas. Jah, just, et alupuud ja metsade kokkuost ja metsade majandamine. Ja maa- ja metsahoiuse tavaintressimäär on 5% aastas ja boonuse intress 5,5% aastas ja ka siin nagu kehtib ja see boonuse intressi rakendus nendele, kellel on siis vähemalt 5% on paigutatud Tartu hoiulaenuühistu osakapitali ning algne hoiustatav summa on vähemalt 2000 eurot. Ja siis on energiahoius on +5, sellest me kunagi rääkisime väga pikalt, see oli siis, kui oli veel tähtajaline hoiust, energiahoius pluss, ehk siis kampaaniaperiood oli kunagi meil, kui õigesti mäletan, 2004. aasta alguseni, siis oli kestus 2 aastat ja intressimäär oli 7% ja dividende oli ka nagu võimalik, et selle hoiusega, et kas see on nüüd nagu selline unustuste hõlma vajunud või mitte? Ei, ta unustust hõlma ei ole, et seda ausalt öeldes ikka avatakse ja tõstetakse teisi hoiuliike nagu selle peale ümber nagu põhimõtteliselt. Et mis on olnud nagu vähem selle väiksem protsendiga, jah? Ja siis on ühistegevushoius Ehitame Eestit kuni 3,5% ja see on
ütleme niimoodi, et mina olen ka seal, ka see hoiuses, et ehitame Eestit, ma siin juba tegelikult olen vahepeal piilunud, et kuna see nagu mul hoius nagu hakkab läbi saama äkki mingi moment, et see on jällegi see ootamatu rahatulg, kui peaks tulema, et no ilmselgelt ma hakkan ka ümber tõstma kui selliselt, et sinna, kus on protsendid. Sa ei taha Eestit ehitada? Issand jumala halasta mulle nende sõnade eest aga hetkeseisuga ütleme niimoodi, et kas see, nagu kuulus lause oli, et kas sellist Eestit me tahtsimegi, et ja ma siin koha peal, et tõstan käed üles, et ei tahtnud ja sellisesse ei taha, vabandust väga, et võib-olla mõni arvab, et näed, et selles mees on patriotism surnud, et ei noh, patriotismi on alles, et kui midagi peaks juhtuma ja ütleme, tuleb suur mingisugune agressorriik meid survestama, siis ilmselgelt ma ikkagi lähen oma kodumaad kaitsma ja seisan välispoliitilised või välismaalastega vesteldes alati panen tähele, et ma alati kiidan jubedalt oma kodumaad, et oi, kui me oleme edevad ja kui me oleme leiutanud selle ja selle. Aga isikliku mette otsast vaadata, no jaa, hambad lähevad ikka suht risti. Aga selle asjaga ongi niimoodi, et kui ma Hispaanias käisin, sõitsin sealt Katalooniast natuke lõunasse ja seal on vist niisugune Murcia piirkond, et andke andeks, kui ma siin nimedega nagu eksin, aga seal on natuke tumedamad inimesed ja noh, niisugused otsesemad araablaste järel tuli, et no muidugi ikka hispaanlased ja kristlased ja nii edasi, et siis kohapealsed inimesed noh, kuidagi on niimoodi nagu meil setukesed on või setud, et ülejäänud eestlased noh, kuidagi aasivad ja viskavad nalja, et noh, see on need setu seal ja kuidas need anekdoodid nagu kõik on, et see Murcia piirkonnaga samamoodi, et hispaanlased nagu ise naeravad nende üle, aga kui keegi väljapoolt tuleb ütlema nagu seda, et kuule, et nii ja naa ja vaata see ja noh, täpselt nii nagu meil setukestega on, kui keegi peaks ütlema nagu või võrokeste kohta midagi, siis ütled, kuule, aga sa räägid ikka minu rahvuskaaslastest, eks ole, niimoodi. Et noh, eks see on niisugune loomulik reaktsioon inimesele, et noh, kui keegi ise küll oma ette kakled võib-olla ja ütleme, kritiseerid, aga siis kui keegi väljapoolt tuleb ütlema, et noh, siis ikka noh, veri on paksem kui vesi. Jah. Et selle koha pealt ma siin üks päev just õppisin uue sõna ära. See on tegelikult ametlikult ka eesti keele ja õigekeelus sõnaraamatuses aastast 2024 ehk siis eelmisest aastast. Et see on nüüd selle segmendi püant. See sõna oli, ma nüüd võib-olla ütlen valesti, aga ta oli kakademokraatia või mingi kakassi demokraatia, mis tähendas seda, selle seletus oli, kui riigi juhivad ebakompetentsed inimesed. Et selline sõna on täiesti olemas, mis on kasutuse alates 2024 võetud eesti keeles kasutusele, kui irooniline see ka poleks. Aga jah, et selline sõna on täiesti olemas, et mis on kakakraatia või? Äkki oli ta kakakraatia või midagi sellist, et vaatame kohe järgi kakakraatia, äkki oli, ei olnud, aga kakaga ta algas ja demokraatia oli sees. Ma luban, ma järgmiseks saateks otsin selle sõna välja, aga jah, et sõna kirjeldus oli väga täpne, et kui riigi juhivad ebakompetentsed inimesed ja mitte oma ala spetsialistid. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon, saade rahast panganduse investeerimisest ja majandusest ning puudutaks siis, olime välja mõelnud, et viimaseks teemaks ja selliseks nii-öelda ühiskonnas kindlasti palju jutuainet tekitavad teemad ja tundlikud teemad on õpetajad ja nende palgad ja nende elatustase, et ütlen ausalt, mul on mitu tuttavat inimest, kes on õpetajad, eriti nagu ei sära õnnest, et sellise ameti peal on üks asi, teine asi on see, et mina olen, ütleme, noh, ei hakka varjama siin oma sotsiaalelus või siis eraelus vaadates,
kui kohtunud naisterahvaga, kes väidab, et on kooliõpetaja või midagi siukest, siis ma olen nagu, et okei, sorry, ma ei ole huvitatud. Oota, aga miks? Et vähe teenib või? Ütleme, et üks asi see võib-olla tegelikult, et issand jumala alasta mind, aga on see, et ta hakkab õpetama sind. No, üks asi hakkab õpetama, teine asi on ikkagi, et ma arvan, et nad on mingil määral minu peas on, need inimesed on nii räigelt ülekoormatud, need õhtused, need tööde parandamised ja nii edasi, et sul on nagu see tööpäev on hommikust ikka, läheb ikka väga-väga õhtusse välja, sest et seda õpetaja peab ikka meeletus koguses seda tööd alati koju kaasa võtma. Ja veel selle juures, kui nad ei saa motiveerivat töötasu ja suhtumine nendesse on muutunud sellised, kus õpetaja on muutunud mitte austatud pedagoogiks, kellele vaadatakse alt ülesse, vaid pigem suhtutakse temasse kui kliendi teenindesse, kes peab sinu last kasvatama või siis ütleme, tegema sinu tegemata jäetud tööd, siis paratamatult, et need inimesed on ikkagi mingil määral katkised. Ei, see on selge, aga vaata, mina selle palgateemaga niimoodi kaasa ei läheks, et ega palka ei saa keegi liiga palju. Võib-olla mõni professiooni esindaja, öeldakse, et Riigikogu liikmed saavad palju ja ametnikud, osad tippametnikud saavad palju ja Euroopa Komisjonis saab palju ja Euroopa Parlamendis nii edasi. Et see on nagu üks asi ja see on nagu vähemus. Aga ma arvan, Maksim, et sina ei ole õpetaja, töötad siin raadios, et saad sa käe südamepalne öelda, et sa teenid nagu piisavalt. Ma arvan, et ma isegi ei oota su käest vastust, et kindlasti mitte. Sama ma võin öelda enda kohta, ma olen enda arvates alatasustatud ja raadiokuulajad, kui te mõtlete ise enda peale, siis alati jääb teil, ma arvan, et juba kuu keskpaigas rahast puudu, et kuidas kuu lõpuni välja venitada, nii et raha on alati vähe ja see ei ole nagu see, millega kaasa minna, et nüüd hakkame õpetajatele palka tõstma ja nüüd hakkame arstidele palka tõstma ja nüüd tõstame postitöötajatel palka ja siis päästjatel, kõik tahavad juurde saada, aga sellega ei jõua kuhugile välja, et sellega jõuamegi välja hinnatõusuni tegelikult, millega me saadet alustasime. Mis ma midagi ei taha öelda seda, et keegi alatasustatud peab olema, aga see ei ole primaarne minu arvates, sest vaata, primaarne on just see, mis sa ütlesid, et alandatakse ja kuidagi nagu suhtutakse nagu kliendi teenindajasse ja lõppkokkuvõttes tegelikult see on ilusti öeldud, lõppkokkuvõttes suhtutakse nagu nartsu tegelikult. Ja ega ükski raha ei kompenseeri lõppkokkuvõttes seda, et kui sind koheldakse nagu halvasti. Et sa mõtled seda, et hea küll, et ma laseks siis ennast halvasti kohelda, aga palk olgu siis vähemalt 3 või 4 000 eurot, et siis nad võivad sülitada kah mulle näkku. Sest olgem ausad, ega õpetaja elukutse on juba jõudnud nagu sinnamaani, kus lapsed võivad öelda mida tahes, saadetakse ka, ütleme, ma ei hakka siin neid sõnu ütlema, P-tähega kohtadesse, mis ei lõppe ainult E-tähega, eks ole, vaid ikka päris koledaid sõnu nagu kasutatakse, sülitatakse, teinekord isegi näkku, sõna otseses mõttes õpetajale sõimatakse ja mis kõige hullem on see, et lapsevanemad tegelikult, et iga raadiokuulaja peab ka mõtlema, et äkki tema kuulub ka sinna kilda. See on muidugi väga ebapopulaarne, kui ma niimoodi ütlen, võib-olla, et poole jalaga nagu poliitikaga tegelikult lapsevanemad on need, kes järjest rohkem asjatult sekkuvad nagu pedagoogilisse protsessi, kui nüüd bürokraatlikult öelda. Sest kes mul tuttavad õpetajad on nagu olnud, et nad ütlevad seda, et ja muide see kehtib arstide kohta samamoodi. Ja väga paljud elukutsete suhtes, ma usun. Et enamus ajast nad ei tegele õpetajad nüüd siis õpetamisega, vaid lastevanemate intriigidele vastamisega. Et tulevad seal süüdistused, et sa ikka ei õpeta nii hästi ja minu laps ei saanud seal aru ja miks sa aga siukse halva hinde panid. Ja siis sa mitte ei valmista ette õppematerjale, vaid sa tegeled nagu sellega, et tõendite otsimisega enda nagu kaitsmiseks või enda õigustamiseks direktsiooni ees, sest direktsioon ei julge ka ühtegi sammu astuda enam, vahel muidugi astub, aga suures enamuses õpetajate kaitseks, sest nemad alluvad jälle, ütleme siis linna- või vallavalitsusele, seal ei taheta ka kriitikat kuulda, sellepärast vaata see, mida ma sulle praegu siin räägin, on ebapopulaarne, sest need samad lapsevanemad, emad ja peamiselt emad, vaata nüüd ma saan eriti võib-olla naiste viha, eks ole, aga peamiselt on need naisterahvad, meesterahvad sekkuvad vähem, nagu vaatavad stuudiumisse vähem ja niimoodi, aga just emad kütavad ennast emotsionaalselt ka üles, sest laps võib-olla kodus räägib nagu ja vahel võib see olla ka õige, nagu, et vahel ongi
ebaõiglust ja kõik seda ka aga emad, mitte kõik muidugi, minu ema näiteks on väga niisugune, võiks isegi mulle raudse närvi ja kõikide asjadega nagu eeskujuks olla ja ongi nagu eeskujuks. Et selles mõttes, heas mõttes on nagu mehelikum, kui võib-olla mina teatud juhtudel, et väga paljudel meestel oleks eeskuju võtta, aga no ma räägin niisugust emotsionaalsest üles köetud naistest, et lähevadki niimoodi ja siis õpetajatel on väga palju tegemist, et säilitada seda tahet üldse õpetada. Sest vaata, kui sa oled sõimata saanud seal niimoodi ja sind on nagu maha tehtud. Ega sa järgmine päev ju hea meelega kooli ei lähe, et sa pead nende samade laste ette, kelle lapsevanemad on sind tegelikult võib-olla sõimanud eelmisel õhtul. Sinu peale keelt kandnud asjatult direktsiooni ees. Sulle tekitanud probleeme samal ajal. Igal ühel meist tiksub kuklas ju see, et pangalaen on vaja maksta. Et ei tahaks ju sellest tööst nagu niimoodi loobuda ka, et sa tead seda, et sul on pangalaen maksta, sul on see teine kohustus, sul on oma lapsed vaja toita. Ja väga halb on, kui inimene pannakse nagu hiir nurka niimoodi, et tal on valida, kas nagu tõde välja öelda, mis ta tegelikult asjast arvab, nii lapsevanemale, nii võib-olla juhtkonnale, kooli juhtkonnale, või see, et tõmbab selja küüru ja vaatab, et hea küll, ma kannatan 1 kuu veel ära või mul on pensionini seal võib-olla 3 aastat, ma kannatan need 3 aastat hambad ristis ära. Et ei taha nagu vähem pensioniga saada või et mul on pangalaen lõpeb 5 aasta pärast, et ma pean nii kaua vastu pidama. Aga mida see tekitab nagu inimese tervisega, see on üks asi, mida see tekitab tema suhted, ütleme, oma kodus lastega. Ega kui sul tuju on rikutud, sa ei ole oma abikaasa ega lastega kõige sõbralikum, eks sa püüad kuidagi ära tiksuda nagu, eriti kui päevast päeva nagu selline terror kestab. Ja kuni selleni välja tekivad vaimsed haigused, see koormab ühiskonna tervishoiusüsteemi ja inimeste vahelised suhted ka vaata, et öeldakse, et eestlase niisugune tunnus on laulupeol osalemine või üldse Jaani Lõkkel osalemine kord aastas või tuled vana aasta õhtul välja naabritele, järjest vähem on seda muide tänava nuka peale head uut aastat soovima. Aga tead, kui sul võib-olla ühiskonna kaasliige on sul see stuudiumis näo täis sõimad, et sa ei oska õpetada ega midagi ja sul tuleks kontrollid kaela saata. Kas sa tahad temaga koos nagu eestlane olla, siis sa pigem nagu ütled seda, et mina küll siuke eestlane ei ole nagu. Ja see on eriti problemaatiline, mõtle, kui see on väikses kohas ala, et toome näiteks Värska on ju, Värskas on üks kool, üks asula, inimesi küll on ju, aga ongi, et oled stuudiumis sellel õpetajal täis sõimanud ja siis poes seisad veel pärast samas järjekorras veel. Ja pead naeratama ka veel nagu kuidagi niimoodi. Kallale ei saa ju minna või ei ole nagu hea minna, tuleb tagajärjed sulle endale nagu, kuigi teinekord tahaks. Nii et vaat sellised asjad on ja selle tiraadi lõpetuseks ma võib-olla kutsun üles mõtlema nagu inimesi nagu selle üle, see on tõsine asi, seda enam, et eks see on samamoodi väga paljudes valdkondades, nagu ma ütlesin, arstid ja kõik. Arstid kurdavad samamoodi, et kas või see formularide täitmine, et tahaks inimesi ravida, aga peab formulare täitma, peab seljaküüru tõmbama. Et see on nagu väga tõsine asi ja mina tahan ka, ütleme, poliitiliselt selle asja kätte võtta, et see jama tuleb ära lõpetada, et niimoodi nagu ei saa. Et ma tean küll nagu seda, et õpetajad muidugi oma leivaisa vastu ehk Reformierakonna vastu minna ei taha Tartu linnas. Aga ma usun, et kui õpetajad juhtuvad mind kuulama, et siis nad südames noogutavad kaasa ega avalikult ei peagi tulema kuhugile vastu. Ja mida ma lastevanematele ehk ka valijatele tahan nagu südamele panna, on nagu see, et vaata, ma toon oma eeskuju nagu, et ma ei ütle, et ma nüüd niisugune 100% eeskuju olen, aga mina olen alati öelnud, kui on küsitud, et kas tahate kuhugile lastevanemate koolitusele tulla või midagi. Kool nagu korraldab tänapäeval, ma ei tea, kuidagi niisugune imelikuks on see ühiskond läinud, et küll on lastevanemate psühholoogilised nõustamised ja asjad ka. Et mina olen alati öelnud, et mina ikka ei tule, et vaata, et ma olen koolid lõpetanud, ma olen põllumajanduskoolis käinud, ülikoolis käinud, nüüd autokooli lõpetan, peatselt ära tegin kooli teooria eksami ära D-kategooria bussijuhile. Et mina olen oma koolid käinud ja rohkem ma kooli ei tule. Ja mina lapse eest õppima ka ei hakka, et ma väga harva, ma pean ütlema, login stuudiumisse sisse.
et minu ema ka kunagi ei kontrollinud, võib-olla esimeses klassis kontrollis, et kuidas hinded on ja kuidas õppimine. Mul oli endal distsipliin ja mina arvangi nagu seda, et inimesel endal peab distsipliin olema nagu asjad ära teha, et seda ei pea lapsevanem nüüd küll 12. klassi lõpuni kontrollima, et alguses tuleb asjad selgeks teha. Ja veel vaata nii palju ka, et isegi kui koolis kiusatakse näiteks, ma suunan selle jutu nagu emotsionaalselt üles köetud lastevanematelt, isegi kui teie last koolis nagu kiusatakse õpetaja poolt või siis pannakse ebaõigselt madal hinne või pannakse palju õppida, siis vaata, ega iga väikse asja pärast ei maksa ka nagu kohe kirjutada. Sest asi on selles, et kool on ka ettevalmistus ju tulevaseks ühiskonnaks. Ja ütle, Maksim, kas ühiskond on õiglane? Kindlasti mitte. Ei ole, aga kes sul hakkab täiskasvanuna sinu eest nagu võitlema? Ei võitle keegi, erakonnad ütlevad, ma võitlen sinu eest, aga erakond võitleb oma juhtpoliitikute eest peamiselt, reaalsuses kahjuks üksikute eranditega. Nii et vaata, koolis ka see on olelusvõitlusega, teie laps peabki õppima ka ebaõiglusega toime tulema ja ise toime tulema, mitte niimoodi, et iga väikese asja pärast ema või isa kohe nagu tõttab asjaolusid teadmata sõimlema. Ja ma korra nüüd selle kogu meie saate lõpetuseks panen inimeste südamele selle, et me alustame selle segmendi just jutuga, et palju palka peab saama. Siis, kallid kuulajad, lähtuge sellest põhimõttest, ärge kartke väikseid sissetulekuid, vaid suuri väljaminekuid. Jah, täpselt.